Kas? Mulle öeldi küll üks moment, aga ma kasutan juba selle aja ära, kui mu esitlus siia üles pannakse. Ja ma küsin teilt, et kas te teate, mis toimub selle aasta 15. novembril? Jaa, üks inimene, kes teab, mille poolest see on eriline päev? Ma kuulsin ühte jaad siit, et vaatasin eile, et ÜRO andmeil saab sellel päeval täis 8 miljardit inimest planeedil Maa. Ja ma mõtlesin, et enne kui me läheme selle tõsise teema juurde, et räägime keskkonnateadlikkuse ja hariduse tegevuskavast uue perioodi jaoks, see on siis 3 aastast 2022 kuni 2025, millele kõik te saate siis sisendit anda, et eilne päev, mis oli väga inspireeriv, pani mind mõtlema võlgade üle, et kus me millele võlgu oleme. Et kas inimkond on praegu väljasuramise võlas? Nii absurdne küsimus, eks, et siin ei saa kindlasti vastata jaa. Aga kas me oleme kunagi olnud ja siin meie need geneetikaanalüüsid näitavad, geenide analüüsid näitavad seda, et jah, me oleme, et kuskil 50 kuni 100 000 aastat tagasi oli siis see hetk, kui inimkond oli kahanenud sinna pudelikaela ja meil õnnestus sellest välja tulla. Ja siis ma mõtlesin ka veel selle peale, et need häiringud on, et viimased 110 000 aastat, aga see on ju enam kui pool targa inimese kui liigi kestvusest on ju käinudki üle häiringut, et kord see liustik tuli ja siis ta jälle läks ja need kliimamuutused on suured olnud. Ja see ongi võib-olla see positiivne, et kui me vaatame tulevikku sellest samast keskkonnateadlikkuse uuringust, saame me tegelikult ju võtta välja nii positiivseid sõnumeid või ka negatiivseid sõnumeid. Ja oluline ongi see, millele me keskendume. Nii et ma tegelikult kutsun teid üles siis tänasele järgmise tunni jooksul mõtlema sellele, mida meie saame ära teha. Ära teha selleks, et me ei oleks nii palju enam võlgu. No, ma küsin, et kes mäletab, mis oli aastal 1970, kellel on sellest mõni mälupilt? Ma ükskord küsisin ka väiksema seltskonnas ja siis öeldi, et ma polnud sellel ajal veel isegi kelmikas pilk oma isa silmades, et mind veel polnud siis olemaski. Aga kui me vaatame seda, et minu jaoks see rohepööre, millest on siin juttu olnud, et rohepööre tähendab seda, et kui see graafik muutub roheliseks, see tähendab seda punast, seda võlgu elamise aega enam ei ole. Sellel aastal, siis 28. juulil oli see hetk, kui sellel aastal maa ökosüsteemide poolt toodetud loodusressurss oli juba ära kasutatud. Aga kuigi see tundub praegu väga niisugune masendav graafik, siis ma ütlen, et siin on tegelikult positiivne. Aastal 1972 muuseas kirjutati siis Rooma klubi andis välja selle kasvupiirid. Nüüd siis juba 50 aastat sellest ja igal kümnendil on jälle uusi kokkuvõtteid tehtud. Aga ma mäletan seda, et 80. alguses räägiti sellest, et jah, aastaks 2010 on maa ökosüsteemid kokku varisenud. Jah, me oleme, eks ju, väljasuremise võlas paljuski, aga kui oleks läinud samamoodi, nagu oli kõik need protsessid, siis meil oleks praegu, siis oli muuseas 3,5 miljardit inimest, rohkem kui 2 korda vähem. Ja praegu me oleks pidanud vajama juba 2 või isegi 3 planeeti, kui me veel mõtleme, kuidas meie tarbimine on kogu aeg selle aja jooksul suurenenud, siis tegelikult on inimkond päris palju ära teinud. Nii et nüüd on meil võimalus ise kaasa lüüa, mõelda, kuidas meie siin natuke üle 1 miljoni selles 8 miljardi hulgas saame midagi ära teha. Sest 60% vähemalt arvavad, et nad saavad midagi ära teha ja keskendume eelkõige sellele. Nii, ma ei loe seda kõike, niisugune on ajakava. Siia tuleb juurde tegelikult veel ka niisugust, ütleme, et üle veebi teeme nagu siis kaasamisseminari kindlasti jaanuari alguses ka, et siis viimases hetkes, enne kui vastu võetakse, on võimalik siis ka kaasa rääkida.
Nii, kes on need inimesed, kes on juhtrühmas? Osaliselt kattuvad eelmisega, aga kuna meil on käinud ka ministeeriumis protsess, on siis keskkonnavaldkonna arengukava kevadkoostamine aastani 2030, siis osa sellest seltskonnast on teinud tööd juba seal keskkonnateadlikkuse ja hariduse töörühmas. Nii, ja vahepeal oleme siis hinnanud, et kuidas on läinud selle eelmise tegevuskavaga. Eksperthinnang, mille tegi siis MTÜ Hared, Sirje Aherd on seal taga, on toonud välja siis kõige olulisemad mõtted, et mõõdikud näitavad, et me liigume õiges suunas, et nendest 10 eesmärgist, mis on püstitatud, tegelikult enamik on, ütleme, et see saavutuse tase pole selline, et me peaksime nad maha võtma. Nii et suures osas me peame tegelikult jätkama samade asjadega, minema edasi, et kui võtta roheline, punane, kollane, siis 41 tegevusest enamik ongi kollased. Nii, ja see võrgustik, kellega me töötame, et me ei saa tegelikult tegeleda kõigega, me jääme selle võrgustiku raamesse oma tegevustega, kus on siis koolid, ütleme laiemalt haridusasutused, on keskkonnahariduskeskused ja kindlasti ka Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutused. Nii, aga ma toon ka minu meelest 3 olulist kordaminekut. Ja ma ei kommenteeri neid, siia läheb mitte ainult roheline kool, et see võib-olla on sümbol, aga meil on UNESCO ühendkoolide võrgustik, et tegelikult väga paljud koolid on tõsiselt võtnud ja lasteaiad võtnud enda jaoks siis oluliseks selle keskkonnatemaatika, mitte ainult õppekavas õpetades, vaid ka ise elades seda säästvat elu. Nii, no läks kiiresti, siis see, et me kvaliteedi, just eriti programmide hindamises on väga suur töö olnud ja tänan kõiki, kes on sinna panustanud sellesse, kes on ise esitanud need 1076 vist oli neid programme, mis on esitatud ja peaaegu 800 on saanud siis selle Muraka märgise. Aga see töö, et ka selle hindamise kvaliteeti me ise praegu väga jälgime. Ja muidugi see sama, millest on palju räägitud, et kui 2 aastaga 15% peaaegu on suurenenud, eks ju, mingi teadlikkus, siis me näeme, et ühiskonnas tervikuna keskkonnateadlikkust suurendada on võimalik. Nii, ja mis on kõige suuremad sellised väljakutsed nüüd uueks perioodiks, et kuidas teha kõige paremini koostööd, kuidas teha koostööd selles raamistikus, et näidata, et looduses on need piirid, kuhu peab ühiskond ja majandus ära mahtuma ja teha koostööd siis mitte ainult meil selles võrgustikus, vaid väljaspoole võrgustikku ja tegelikult ka rahvusvaheliselt, globaalselt. Ja muidugi, kui keegi sai aru, need on need rahapuud, et kust me ikkagi neid vahendeid juurde saame. Et ka hinnangust tuli see, et meie võrgustikus on nii palju ideid tegelikult, aga meil ei jätku alati ressurssi, et neid ellu viia. Nii, ja rääkisin ka natuke kevadest, ma ei loe neid ette. Visioon on lihtne. Väga suur muutus on, me ei räägi tasakaalust, eks ju, ühiskond ja versus või looduskasutus, looduskaitse, vaid me räägime sellest, et on piirid, kuhu peab inimtegevus ära mahtuma. 3 suurt teemat, millele pöörame tähelepanu. Ja nüüd siis ka see, mis on nagu planeeritud keskkonnateadlikkuses, muuseas kõik töörühmad tõid välja, et ilma keskkonnateadlikkuseta nemad oma keskkonna eesmärke ei suuda saavutada. Ja me planeerisime ka 3 suurt tegevust, aga need on tegevused aastani 2030 ja see, kui teie nüüd lähete ja hakkate tegema oma rühmatöid, siis tegelikult võiksite mõelda nüüd 3 järgmise aasta peale. Jah, meil on vaja midagi sellist, mis oli kunagi Eestis Tallinna loodusmaja, kes koordineeris, eks ju, kõiki tegevusi. Suures osas Tartu loodusmaja on seda täitnud, aga neil pole ka korralikult vahendeid selleks, et me peame mõtlema, kuidas meil see keskus võib-olla isegi horisontaalselt üle Eesti kuidagi tekiks. Muuseas, need tegevused on need, millele peaks siis ka riigist raha tulema. Ja siis on see, teine punkt on,
kui mäletate, ma arvan, et väga paljud teist, kes te siin istute, on tulnud siia seltskonda tänu umbes 10 aastat tagasi käivitatud keskkonnahariduse arendamise programmile, kus olid koolitused, õppematerjalid ja nii edasi, siis midagi sellist me tahame nüüd uuesti teha ja muidugi mõelda, et kuidas siis tunnustada ühiskonnas neid, kes midagi juba teevad, kuidas luua seda keskkonda, et me tõesti kõik saaksime või nagu Grete ütles, et kuidas luua siis see keskkond, kus inimene ise motiveeriks ennast igas, mitte ainult üksikisikuna, vaid tegelikult igas rollis, on ta peaminister või ettevõtte juht või seesama, ma ei tea, lehepuhuriga, eks ju, lehtede kokku lükkaja. Nii, et need 3 valdkonda on meil ees. Võib-olla peaks mõtlema rohkem, mulle tundub, need esimesed 2 on nagu meile, see seltskond on siin tegelikult nende 2 seotud, formaalne, mitteformaalharidus, aga kuidas siis meie sõnum jõuaks laiemalt ka ühiskonda. Nii, tulevad tuttavad ette. Nüüd ma palun kõik need töörühmade juhid siia, et te näeksite, kes kus on ja siis Henri loeb vist ette ka, kuhu mingi rühm läheb. Aga kas kõik tundsid ära, mille te võtsite? Ma nüüd saate panna ka liigi nime ette, et küsin, mitu kodumaist liiki siin on? Minge sinna üles lava peale ikka. Tulge lava peale, et näha oleks. Mitu kodumaist liiki? Ausalt öelda, ma arvan, et isegi ainult 1, sellepärast, et see sarapuu on kangesti kahtlaselt mingi muu liik, ilmselt mitte meie oma, see harilik sarapuu, see pähkel. Aga enamik neist võivad ka Eestis kasvada. Ja kui vaadata, et looduskaitsel, kui on võõrliigid, aga samas on olnud hõlmikpuu ju meil looduskaitse sümbol, kes elas eelmisel sajandil, mäletab võib-olla. Nii, aga kes meil siis on hõlmikpuurühm? Nii, alustame hoopis meeskonnast Punane Tamm. No. Alustame niipidi täna, sest et siis me saame ette lugeda, kes kus täpselt on, sest me hakkame liikuma esimeselt korruselt järjest maja kõrgemate korrusteni. Siis. Punane Tamm jääb siia samasse saali. Järgmine on hõlmikpuu, on siis siin kõrval selle söögisaali laval selle meeskonna tööala. Meeskond Hobukastan on siis ees, siin esimese korruse fuajees. Meeskond Mänd, nüüd on juba hea, kui sinna liitub vähemalt üks meesterahvas, kes on pidanud konverentsi käigul WC üles otsima, sest meeste tualett asub teisel korrusel. Ja kui te sealt mööda lähete, siis Mänd läheb paremat kätt. Ja siis WC-st edasi üles, meeskond Koonus Kodalane teisel korrusel, aga hoopis vasakut kätt. Ja Sarapuu samuti teisel korrusel vasakut kätt. Ning kõige väljakutsuvam on siis Ameerika lehise teekond, kes peab leidma tee lausa 3. korrusele. No nii, siis on teada, kuhu keegi läheb ja kui mõni rühm väga väikeseks jääb, siis me oleme lubanud ka, et võib nagu koonduda, aga ma arvan, et igaühe mõtted on tähtsad ja kuigi võib-olla siia kokkuvõtetes me loomulikult ei jõua kõigest sellest rääkida, mida 7 rühma, 40, palju aega on? 40. Juba pigem sinna 35 poole. 35 minutit, siis ma arvan, et rühmajuhid on nüüd, oskavad võtta kokku seda nii, et me saame need tulemused ära. Nii et head mõtlemist. Ja näeme varsti. Kell 11 siis siin samas tagasi, kui hakkab juba järgmine ettekanne. On ju tibud kokku loetud? Jah, mitte lambad loetud. Hästi, aga siis kuuleme kohe. No nii. Õige. Ikka see õpetaja komme, et mõtled, et suudad rääkida suurele saalile.
kõik rühmad tegid tööd, kõigis rühmades oli piisavalt liikmeid, et oma tulemusteni jõuda. Ja me sellest saame tõesti, et eile näidati meile seda jäämäge, millest tipp ainult paistab, siis see, mida ma praegu teile näitan, on ka ainult tipp. Ja kõik rühmajuhid, kes tahavad või rühmaliikmed midagi lisada, siis seda on võimalik teha kohe vahetult. Ma arvan, et siin on saalis ka korraldatud, et saavad siis juurde või ma saadan oma mikrofoni. Nii, mul ei ole juures, kuna kõik ei pannud oma nende rühmade nimesid, siis teeme, et see on kõik meie ühise loome ja me ei hakka panema juurde, et võt see rühm tegi seda ja teine teist, sest kui näete, me natuke nagu rühmitasime neid, siis selgus, et siin tulid välja sellised ühised olulised asjad. Nii, et probleem, vot seesama emotsionaalne suhe loodusega, et seda tajutakse, et seda võiks palju rohkem olla. Ja tõesti võiks rohkem olla, sest tegelikult ju uuringu järgi ainult 40% imestavad looduse erilisust ja kuidas see sõnastus oli ja tunnevad aukartust looduse ees iga päev, mõelge. See on meie suur, eks ju, see, ütleme, suur vara, millele me üles ehitada saame tegelikult oma keskkonnateadlikkuse. Meil on 40% selliseid inimesi, kes ütlevad, et loodus on iga päev neile oluline. Aga tõesti 5% on neid, kes ütlevad, et nad pole kunagi loodusest midagi pidanud. Aga kasvuruumi on selle ülejäänud 55% juures ikkagi päris palju. Ja see tuli siin ka välja ja need lahendused, seesama, korraldame asju nii, et loodusesse saabki minna. Ja see teine probleem, mis on üsna sarnane võõrandumine loodusest, et võib-olla minnakse veel natukene edasi. Ja siin jällegi praktilise looduskogemuse puudumine. Ja siin tõesti, et õpetada õpetajaid, kuidas loodusesse minna lastega. Keskkonnahariduskeskustest ma ei räägigi, aga võt seesama kogemuste jagamine, koolitused ja muidugi ka sinna loodusesse jõudmine nõuab ka raha, nii et see rühm oli ka väga tõsiselt tegelenud selle poolega, et kuidas me siis seda rahalist ressurssi juurde saame, sest seal, kus on raha, sinna tuleb ka aeg ja sinna tulevad ka inimesed. Paraku see praegu nii on, sest see on väärtuste mõõt meil. Nii, aga lähme edasi siis siit. Kas keegi tahab lisada siia need rühmad, tunnete ära enda? Nii, nüüd läks vist liiga palju. Ja nüüd selline nagu sügavamalt nähtud asi, et ei nähta seoseid, kuidas liigid, ökosüsteemid, kliima, siin oli ka planeet Maa tervikuna ja inimene omavahel seotud on. Ja seda põhjusena nähakse siis, et tõesti seda tervikteadmist ja sügavat mõistmist ei teki koolist, et ainekavad siis on nagu puudulikult, eks ju, käsitlevad, on see käsitletud ainekavades ja siis see lahendus ongi, et igas ainekavas õppeprogrammis, see õppeprogramm siis on mõeldud keskuste, keskkonnaharidusõppeprogrammid nii koolis kui ka keskkonnahariduskeskustes ja nii edasi, peab seoste näitamine olema oluline osa. Nii et vahetu kogemus, jälle me jõuame sinna loodusesse. Et andke märku, kui keegi tahab nüüd lisada. Nii, ja siis on see, et mis on ka probleem, et keskkonnatemaatika on ainult õppekava üldosas, kuid puudub läbivalt erinevates ainekavades ja õppekavas, et see põhimõte on kirja pandud ja tegelikult kirjeldused, eks ju, seal läbivate teemade juures olemas, aga me teame, et õpetajal on väga palju, eriti kui ta ei ole ka selle valdkonna entusiast ise, et õpik on siiski sageli see, mida õpetatakse, ja kui seal ei ole, siis on väga raske seda üldse kusagile tuua. Ja siin väga lihtne lahendus. Tulebki teha sellised õpikud, et õppekavale vastav õpik ongi see, milles on ka see keskkonnateema sees.
Ja nüüd õuesõppe praktilise looduskogemuse vähesus, et jällegi koolid planeerivad, aga selleks, et seda tehtaks, on oluline jällegi õpetajate koolitus ja see oskus teha ja ka ajaressurss, nii et tegelikult need probleemid on suures osas väga sarnased sellega, mis meil on kogu aeg olnud, et kus siis on nüüd see juurprobleem, et nüüd meil töörühmal on oluline see läbi mõelda ja kuna töörühmade esindajad, et see on väga laiapõhjaline, siis nad kindlasti räägivad ka siis oma võrgustikus, oma organisatsioonis läbi need. Nii, ja siis tuli üks asi, millest meil väga palju ei ole siiski seni selles seltskonnas juttu olnud, seesama ettevõtjate ärisektori vähene teadlikkus. Ja siin on siis pandud juurde see, et äriõppes, et tegelikult ka nüüd seoses selle rohepöördega tegelikult ka need roheoskused lähevad ka erinevate nagu kutseõppe õppekavadesse, et see tegelikult on minu teada Haridus-Teadusministeeriumil plaanis. Ja suur teema, mida me räägime, millest on juttu olnud, seesama majanduskasvule suunatud ühiskonna pööramine selliseks säästvalt tarbivaks ja keskkonnahoidlikult toimivaks, elurikkust ja looduse mitmekesisust hoidvaks. Et see nõuab ja üks rühm on tulnud lausa nii, et ei ole jää muud üle, tuleb Toompeale minna. Ja ma arvan, et mitte võib-olla nii palju, ka loosungitega see aktivism on üks pool, aga see tõhus niisugune diskussioon, et jah, et poliitika tundub niimoodi, et kõigile ei sobi, aga kuidas jõuda poliitikuteni, mulle tundub nii, et kuidas see oli, et 5 telefonikõne kaugusel on Ameerika president kõigist, et kellegi tuttav on kellegi tuttav, et see, kuidas sellist selgitustööd teha, seesama, ja ma ütlen ikkagi muru välja, sest et kui me käibekeeles kasutame käibekeelseid mõisteid, siis sellest ei ole ka mingit probleemi, et me ei pea nüüd mõtlema muru jaoks mingit uut sõna välja. Nii et see on koht meile mõtlemiseks, tööd on palju. Kas kellelgi on küsimusi või siis arvamusi, midagi siia lisada, selgitusi? Kõigil on mõtted juba koduteel, et Võrust hakkab varsti selline, kuidas öelda, aktiivne keskkonnahoidlik mõte levib üle Eestimaa laiali, koha peal hakkavad toimuma toredad asjad, sest ma usun, et me kõik saime siit sellist, mina vähemalt sain, ma ei hakka lugema, et ma sain kohe päris uusi teadmisi ja ma sain innustust eilsest ja tänasest päevast, aga viimane jagamine, mida ma veel tahan teha, kui nüüd rühmajuhid ei taha ka rohkem siin sekkuda, et siis mul on ikka seal on käsi. Jaa, räägi. Ma võin räägida. Oota korra. Üle veebi ei kuule nad. Tere, Ave, Eesti Rahva Muuseum Tartu. Et ma tahan lihtsalt öelda, et tegelikult eks nendele probleemidele neid lahendusi oli mitmeid. Ja selles suhtes see lahendused majanduse aluse põhimõtted, et ei pea minema põhiseaduse kallale. Et tehkem kas või näiteks, ma ei tea, toote elutsükli arvestamine majanduse aluseks ja mitte hällist hauani, vaid hällist hällini. Et tulebki algaineteni näiteks teha see taaskasutus või ümbertöötlemine ja kohe majanduspilt muutub. Põhiseadust pole vaja isegi puutuda. Aitäh. Ma arvan see, et kui nähakse selles väga suurt probleemi, et see ajurünnaku mõte ongi, et kõik mõtted on meil teretulnud ja ma tänan seda rühma, kes tegelikult mõtles ka nii suurelt, et tuli ka nende mõtetega välja.
Aga muidugi need on kõik väga keerulised, sest me teame, et põhiseaduse muutus on väga keeruline tõepoolest, aga et need väiksed muutused, nagu Ave ütles, eks ju, et nendega on tegelikult, me saame tegeleda iga päev. Ja üks asi, et kuna see Eesti Rahva Muuseum, mul tuli kohe meelde, et millega ma ise olen viimasel ajal tegelenud, on kliimanäitus, mis ei ole kuskil loodusmuuseumis, vaid ongi Eesti Rahva Muuseumis. Ja kujutage ette näiteks sellist ekspositsiooni, kus on keskmise Eesti kodu tarbeesemed, kas või köök, eks ju, kodu, maja pidamis, tarbeesemed aastal 1870. Need on olemas seal. Aastal 1970, see, millest me rääkisime, kui veel võlgu ei elatud. Ja aastal 2022. Ja siis, kui mõelda juurde nende süsiniku jalajälg, siis me tegelikult võib-olla mõistame, eks ju, et kas kõik see, mida me seal kasutame, ongi siis vajalik. Aga see selleks, väikestest asjadest algab, aga see sügav teadmine, mõistmine, kuidas maailm toimib. Ja mul on väga hea meel, et eile siis teadlane tuli elevandiluutornist alla, nagu Kristjan ütles, aga ta on tegelikult tulnud alla juba ka varem. Soovitan kõigil, ise lähen koju, ma ostsin selle raamatu, aga pole leidnud lugemiseks, ma arvan, et see on meil hea. Ja hea, kui see temaatika jõuab ka õppekavadesse, siin on juba, ma tean, et Liiale on mitmed õpetajad käinud ütlemas, et vaatame oma õppekavasid üle. Ja teine mõte, mis jäi eile sellest Virve sõbrast, kui ta siin paneelis ütles, et on kogukondi, kes tegelikult on suutnud lahendada ära selle ahnuse probleemi, ütleme siis niimoodi, mida välja toodi. Ja minu jaoks on just sotsiaalteadustes nagu kõige rohkem silmi avam. Peegelpilt inimesest, mitte roosad prillid, vaid võib-olla võimalus võtta mustad prillid endal eest ära ja paremini koos edasi minna. Nii et tänan kõiki kuulamast, tänan kaasa mõtlemast, kõik need suured paberid ja väiksemad paberid, kõik on Mairi ja minu käes, nii et need lähevad töörühmale või juhtrühmale siis tööks. Ja juba siis anname teada veel 2 väikest infot on see, et 9. detsembril Keskkonnahariduse Ühing, eks ju, teeb kvaliteedisüsteemi seminari. Seesama võrgustik saab selle info kätte, olge aktiivsed. Ja Grete Arro ja ülejäänud tema meeskond Seemikust teevad meile, aga me ei tea veel täpselt, millal see kuupäev on, kas selle aasta lõpus, järgmise alguses väga põhjaliku uuringut tutvustava seminari. Selle me teeme üle veebi, nii et see, mis täna puudu jäi, see kõik saab tehtud. Suur tänu kõigile! Aitäh, Asta! Aga kuna sul oli üsna pikk osa sellest päevast, siis on ka mõned küsimused tulnud juba siis esimese ploki juures. Et on selline kommentaar ja küsimus, et keskkonnaharidus on liitsõna ja küsimus on, millised on edusammud Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Sa juba siin osaliselt rääkisid sellest, aga võib-olla siis kommenteerid veel niimoodi üldiselt. Ütlen niimoodi, et Haridus-Teadusministeerium on meil, kui vaatasite, et nad on väga ilusasti esindatud selles juhtrühmas, kes tegevuskava teeb, ja ka kantsler on öelnud, et minister tuleb ja allkirjastab selle tegevuskava. Et see vormiliselt on nii. Ja tegelikult kindlasti on praegu Haridus-Teadusministeeriumi prioriteet number 1 see eestikeelsele õppele üleminek, et selle tõttu ei ole väga optimistlik, et saadaks väga palju panustada, aga see koostöö on kindlalt olemas ja see ressurss, need õpetajad, õpilased, kogu see aeg, mida õpitakse ja õppekava tegelikult on meil olemas ja see positiivne suhtumine jah, et just siin on ka veel teisi
kes on samamoodi kommenteerinud, et on nende meelest just HTM, kes peaks selle siis need õppekava uuesti üle vaatama, aga me kuuleme neid kommentaare, ilmselt see on korduv teema, aga järelikult vajalik. Kui hetkel on algklasside õppekavades 1, heal juhul 2 tundi loodusõpetust nädalas, kas see ei ole koht, kus kohast saame laste huvi looduse vastu suurendada? Lugema saab õppida ju ka loodusõpetuse tunnis. Selline mõttetera siis. Ja lugema saab õppida loodusõpetuse tunnis ja loodust saab õppida matemaatikatunnis, eesti keele tunnis, kunstitunnis, laulmistunnis, tegelikult igal pool. Et see läbiv teema, eriti klassiõpetajatel on lihtne, palju lihtsam seda läbivat teemat tegelikult rakendada kui nüüd aineõppes ja seda me näeme ka, et see niimoodi koolis toimub. Ja viimane kommentaar, selline huvitav mõttekäik, et põhiseaduses on kirjas, et Eesti riigi ülesanne rahva, keele ja kultuuri säilitamine, seega oleks jätkusuutlikkus mõnes mõttes juba justkui sinna sisse kirjutatud, vajab lihtsalt täpsustamist. Huvitav mõte. Ja ma olen ka sellega nõus, et tegevuskava peab olema ambitsioonikas, meie eesmärgid peavad olema palju ambitsioonikamad, sest paraku on teada, et üks asi on see, mida me kavandame, järgmine on siis see, mida me ellu viime, ja kui minna see kooli konteksti, siis et õppekava on see, mida kavandame, õpetaja teeb midagi, aga see, mida see õpilane või see laps lõpuks teab ja tunneb, see on hoopis kolmas asi. Nii et alati peab eesmärk olema suurem, kui tahad midagi saavutada. Ambitsiooni peab olema. Aga palume nüüd siis siia lavale ka kõik töörühmade juhid, et te oleksite uuesti meie ees. Võtke kenasti rivvi selleks, et teie pihta saaks sihtida ühe vägeva aplausi.